أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mis oleks, kui üks püha tekst annaks sulle lugemisjuhendi kohe esimestel lehekülgedel? No just seda me täna uurimegi. Vaatame Koraani 3. peatükki Alle Imran, ehk siis Imrani perekond. Ja see on peatükk, mis on, ütleme nii, ääreni täis ajaloogu, teoloogiat ja õppetundeid, mis on tegelikult ka tänapäeval üllatavalt asjakohased. Aga kuidas üks selline iidne tekst üldse juhatab oma lugejat läbi, päris keeruliste ideede? See ongi see suur küsimus ja Alle Imran teeb midagi päris lahedat. Ta annab vastuse kohe kätte. See on nagu kaart, mis antakse sulle enne rännakule asumist. Okei, lähme siis esimese osa juurde. Ja see ongi see nii-öelda kasutusjuhend. Selged versus allegoorilised salmid. Peatükk ise ütleb meile põhimõtteliselt, kulge, enne kui edasi loete, siin on kuidas minust aru saada. Ja ta teebki vahet 2 tüüpi sõnumitel. Nii, vaatame lähemalt. Ühel pool on meil muhkamad. Need on, vundament. Selged, konkreetsed, üheselt mõistetavad salmid. Nendega on asi klaar. Ja siis teisel pool on mutashabihat. Need on allegoorilised, sümboolsed salmid, mis kutsuvad sind sügavamale mõtlema, natuke kaevama. Ja siin on huvitav konks. Peatükk hoiatab, et on inimesi, kes just nimelt haaravad nendest allegoorilistest salmidest kinni, et segadust külvata. Aga tead, tõeline tarkus on hoopis selles, et saad aru, et mõlevad, nii need kristallselged kui ka sümboolsed osad on tegelikult ühe ja sama terviku osad ja tulevad samast allikast. Okei, aitab teooriast. Lähme nüüd edasi selle peatüki, narratiivse südame juurde. Ja see on lugu, mida jutustatakse siin tõesti erakordse austusega. See on Maarja, Jeesuse ema, imeline lugu. Kõik saab alguse ühest perekonnast, Imrani perekonnast ja ühest uskumatult võimsast tootusest. Imrani naine pühendab oma sündimata lapse täielikult Jumala teenistusse. See paneb aluse sündmuste aelale, mis muudab ajalugu. Ja sellest tootusest sünnibki Maarja, kes antakse profeet Sakariase hoole alla ja kasvab üles templis täielikus pühendumuses. Ja see ongi tegelikult kogu loo lähtepunkt. Mõtle, see on puhas usuakt. Ema palve, mis seab lava kõigele, mis järgnema hakkab, ta pühendab oma lapse täielikult Jumalale, teadmata veel isegi seda, et see laps on tutar, kelle saatus on midagi täiesti erakordset. Ja kui siis sünnibki tütar, pöördub ta uuesti Jumala poole palvega, mis on lihtsalt nii täis usku ja armastust. See pole lihtsalt ninepanek, eks? See on sügav palve jumaliku kaitse järele, nii oma lapsele kui ka kõigile tema järeltulijatele. Ja siit hakkavadki imed juhtuma. Kujuta ette, iga kord, kui tema hooldaja Sakarias tema juurde läheb, leiab ta eest toitu, mis, ilmselgelt ei pärine sellest maailmast. Ja kui ta küsib noorelt Maarjalt, et kus see tuleb, vastab tüdruk lihtsalt, see on Jumalalt. See oli esimene selge märk, et tema saatus on midagi palju enamat. See erakordne lugu viib meid otse järgmise keskse tegelaseni, Jeesuseni. Koraanis tuntakse teda nimega Iisa, Maarja poeg, ja tema lugu on siin sama keskne kui Maarja oma. Ja siis tulebki see hetk, see dramaatiline pööre. Ingel ilmub Maarjale ja kuulutab talle, et just tema on valitud kõigi maailma naiste seast. Talle antakse teada, et ta sünnitab poja, nimega Messias Jeesus, keda austatakse nii siin ilmas kui ka tulevases elus. Maarja reaktsioon on nii inimlik. Ta on täiesti hämmeldunud. Kuidas see võimalik on? Ja ingli vastus toob esile ühe selle peatüki kõige võimsama teema, Jumala absoluutse väe. Jumala jaoks piisab vaid ühest sõnast saa, ja see, mis oli võimatu, saab võimalikuks. Koraan räägib siis Jeesuse imedest, alates hällis rääkimisest kuni surnute ellu äratamiseni, aga, ja see on oluline, alati rõhutatakse ühte detaili. Iga ime sündis Jumala loal. Ja et selgitada tema staatust, võrreldakse tema sündi Aadama loomisega. Nii nagu Aadam loodi tolmust Jumala sõnaga, nii loodi ka Jeesus. Ta on suur prohvet ja sõnumitooja. Nii, nüüd kui need suured lood on jutustatud, teeb peatükk midagi huvitavat. Fookus laieneb, see pöördub otse raamatu rahva poole, ehk siis juudide ja kristlaste poole, ja teeb üleskutse dialoogile ja ühtsusele. Ja see ongi selle kutse tuum. See on üleskutse leida ühine pind. Ja mis see pind siis on? Pühendumise ühele ja ainusele Jumalale. See on see monoteism, mis on tegelikult ju kõigi Abrahami usundite ühine pärand. See on selge pakkumine dialoogiks ja vastastikuseks mõistmiseks.
siin on see hästi näha, mis on ühine ja mis on erinev. Alus on ju tegelikult tugev, usk ühte Jumalasse, Abrahami austamine, aga samal ajal ei väldita ka neid keerulisi teemasid. Peatükk käsitleb ka olulisi teoloogilisi erinevusi, näiteks Jeesuse olemust või Jumala ühtsuse kontseptsiooni ja esitab väga selgelt islami vaatenurga. Ja lõpuks liigub teoloogiast ja ajaloost edasi millegi väga, käega katsutava juurde. Küsimus on, kuidas ehitada tugevat ja eetilist kogukonda, mis suudab ka rasketel aegadel vastu pidada. Põhimõtteliselt antakse meile nagu tegevuskava tugeva ühiskonna jaoks. See kutsub üles ühtsusele, sotsiaalsele vastutusele, kannatlikkusele, heldusele, andestamisele ja ka majanduslikule õiglusele. Ja need pole mingid kauged ideaalid, vaid tõesti praktilised sammud, mis aitavad luua sidusat ja vastupidavat kogukonda. Ja peatüki lõpp on lihtsalt, see on nii võimas. Fookus pöördub korraga nii sissepoole kui ka ülespoole. See salm kutsub meid üles lihtsalt vaatama. Vaatama meid ümbritsevat maailma, taevast, maad, öö ja päeva valtumist ja nägema neis märke, mis viitavad millegile sügavamale, viitavad loojale. Ja selle mõttega see peatükk meid jätabki. Kui kogu universum on täis märke, mis lihtsalt ootavad märkamist, siis kuhu sina oma tähelepanu suunad? See on küsimus, millega ma teid tänaseks jätangi. Aitäh kaasa mõtlemast! Tere tulemast kuulama! Täna on meil laual midagi päris kaalukat. Tästi on. Sa saatsid meile Koraani 3. peatükki, Al-Imrani ehk Imrani perekonna retsitatsiooni transkriptsiooni. Just. Ja meie ülesanne on see iidne tekst, pulkadeks lahti võtta. Vaadata, mis seal tegelikult peidus on. See on ikkagi üks maailma mõjukamaid tekste, nii et proovime aru saada selle sisust. Ja rõhutan kohe, me hoiame kinni ainult sellest materjalist, mis meil ees on. Absoluutselt. Ja juba see nimi, Imrani perekond, see juhatab meid tegelikult otse teema südamesse. Kuidas nii? See pole lihtsalt suvaline pealkiri, vaid see on vihje, et meile hakatakse rääkima lugu ühes konkreetsest suguvusest, mille kaudu avanevad nii teoloogilised põhimõtted kui ka, väga praktilised moraalsed õppetunnid. Olgu, hakkame siis otsast peale. Kohe alguses lajatatakse lauale kõige olulisem põhimõte. Jumala ehk Allahi ainulisus. Jah. Teda kirjeldatakse kui elavat ja iseolevat ja siis tuleb see fraas, mida paljud ilmselt on kuulnud. La ilaha illa huwa. Ei ole teist jumalat peale tema. See on islami vundament. Puhas, kompromissitu monoteism. Aga mis siin kohe huvitavaks läheb? Jaa, on see, kuidas tekst asetab enda ajalukku. See ei ütle, et on midagi täiesti uut. Vastupidi, see ütleb, et Koraan on tulnud kinnitama seda, mis oli enne. Toorat ja evangeeliumi. Just, mida siin nimetatakse Tooratiks ja Injiliks. Neid nimetatakse varasemateks juhatusteks inimkonnale. See on nagu järjepidevuse deklareerimine. Aga see järjepidevus pole nii lihtne, tekst hakkab kohe iseennast lahti seletama ja teeb vahet omaenda salmidel. Täpselt. Räägitakse kindlastest salmidest, mis on selged, ja siis allegoorlistest, mis on mitmetähenduslikud. See tundub päris oluline eristus. See on üks selle peatüki kõige olulisemaid metodoloogilisi juhiseid. See on justkui kasutusjuhend tekstile endale. Ja selle kaasneb hoiatuseks. Ja väga tugev hoiatus. Tekst ütleb, et need, kelle südames on kõrvalekalle, klammerduvad just nende allegooriliste mitmetähendusliku salmide külge. Miks nad seda teevad? Kas see on lihtsalt intellektuaalne uudishimu? Teksti järgi mitte. Põhjus on tüli otsimine ja oma tõlgenduse leidmine. See on hoiatus intellektuaalse upsakuse eest. Et üritatakse leida salaisi tähendusi sealt, kus neid pole. Just. Või väänata piltlikku keelt, et see sobiks omaenda agendaga. Ja tekst annab sellele väga selge vastuse. Nende salmide tegelikku tähendust teab vaid Jumal. Nii et sisuliselt ütleb tekst oma lugejale. Lähene mulle alandlikkusega, ära arva, et suudad kõik mõistatused lahti murda. Täpselt. See on sisseehitud kaitsemehhanism väärtõlgenduste vastu. Need, kes on teadmistes kindlalt juurdunud, nemad ei spekuleeri. Nende hoiak on lihtsalt, me usume sellesse, kõik on meie issandalt. See on hea sissejuhatus. Ja siit see lugu hakkabki hargnema. Jõuamegi selle peatüki nime juurde. Imrani perekond. Jah. Tekst loob sellise pika ahela. Jumal valis välja Aadama, Noa,
Abrahami perekonna ja siis Imrani perekonna, miks selline genealoogiline rõhuasetus? See loob prohvetliku järjepidevuse selgroo, see näitab, et Jumala sõnum pole juhuslike sahvatuste jada, vaid see on antud edasi läbi põlvkondade, läbi valitud suguvõsade. Annab sellele kaalu. Ja ajaloolise sügavuse. Ja Imrani perekonnalugu algab ühe väga isikliku palvega. Imrani naine tootab oma sündimata lapse Jumalale pühendada. Pärast sellist pühendumist ootaks ju, et sünnib poeg, tulevane preester või prohvet. Aga tekstis juhtub midagi muud. Just nimelt. Sünnib tüdruk, Maarja, ehk Märjam. Ja Imrani naise reaktsioon on siiras üllatus. Aga ta peab oma sõna. Peab. Ja siin on see lause, mis jääb kummitama. Ja mees ei ole sama, mis naine. Me jäin just selle lause peale mõtlema. Tänapäeva kontekstis kõlab see nii, mitmetähenduslikult. On see pettumus või lihtsalt fakti konstateerimine? Tõlgendusi on mitmeid, aga loo kontekstis viitab see sageli sellele, et tema ootused olid seotud poja rolliga templiteenistuses, mis oli meeste pärusmaa. Aga seal on irooniat ka. Kindlasti. See tüdruk, Maarja, saavutab staatuse, mis ületab kaugelt selle, mida ükski mees oleks võinud saavutada. Lugu jätkub sellega, et tema eest hakkab hoolitsema prohvet Sakarja. Ja siis hakkavad juhtuma imed. Sakarja leiab Maarja kambrist toitu, mida ta ise sinna viinud pole. Ja Maarja vastus on nii lihtne ja enesekindel. See on Jumalalt. See on oluline stseen, ma saan aru. Väga oluline, sest see näitab, et Maarja on juba lapsest saati Jumala erilise hoole all. Ja see ime käivitab järgmise. Aha. Näes seda palub vana Sakarja, kelle naine on viljatu, endalegi last. Üks ime sünnitab lootuse teiseks imeks. Ja see lootus saab vastuse. Inglid toovad talle sõnumi poja sünnist, eristija Johannesest ehk Jahjast. Just, keda kirjeldatakse kui kedagi, kes tuleb kinnitama sõna Jumalalt. Ja kohe pärast seda liigub fookus tagasi Maarja juurde. Narratiiv on väga maisterlikult komponeeritud. Ja nüüd on tema kord. Nüüd on tema kord. Inglid ütlevad talle, oo Maarja, tõesti Jumal on su välja valinud ja puhastanud ning valinud su kõigi maailma naiste seast. Ja siis see suur kuulutus. See suur kuulutus poja sünnist, nimeks Messias, Jeesus, Maarja poeg, tekst rõhutab tema tiitleid, austatud siin ja tulevases elus. Ja see eriline detail, et ta räägid inimestega juba hällis. Maarja reaktsioon on jällegi nii maandatud ja inimlik. Ta ei kahtle inglises, aga ta küsib praktilise küsimuse, kuidas? Ükski mees pole mind puudutanud. Absoluutselt. Ja see teeb selle loo kuidagi palju lähedasemaks, eks? Ja vastus, mis talle antakse, on üks islamiteoloogia keskseid punkte Jumala loova väe kohta. Nõnda see on. Jumal loob, mida tahab. Kui ta otsustab midagi, ütleb ta sellele vaid saa ja see saab. See on absoluutse jumaliku võimu demonstratsioon. Ja et seda veelgi rõhutada, toob tekst sisse võrdluse. Just see võrdlus Aadamaga. Tekst ütleb, et Jeesuse loomine on Jumala silmis nagu Aadama loomine. Mõlemad põrmust. Miks see paralleel nii olmiline on? Sest see teeb korraga kahte asja. Esiteks, see rõhutab Jeesuse sünni erakordsust. See oli sama ainulaadne akt nagu inimkonna loomisalgus. Aga teiseks? Teiseks, ja see on teoloogiliselt ülioluline, see paigutab Jeesuse kindlalt prohvetite, mitte Jumala enda kategooriasse. Ta on loodud olend nagu Aadamgi. See on siis teadlik teoloogiline seisukoht. Väga teadlik. Ja tema imetegud, mida loetletakse lindude elluäratamine, pimedate tervendamine, surnute äratamine. Alati lisatakse sinna juurde see oluline klausel. Täpselt. Biidnillah ehk Jumala loal. See fraas on kriitilise tähtsusega. See kordub pidevalt, et vältida igasugust arusaama, nagu oleks Jeesusel enda jumalik võim. Ta on vahend. See on uskumatu lugu indiviidist. Aga kuidas tekst viib need prohvetlikud lood üle laiemale kogukonnale? See on suurepärane küsimus, sest täpselt seda pööret tekst teebki. See liigub prohvetite elulugudelt kogukonna ees seisvate väga reaalsete väljakutsete juurde. Ja mis on esimene üleskutse? Ühtsus. Ja hoidke kõik koos tugevasti kinni Jumala kõist ja ärge jagunege. Ja see pole lihtsalt ilus soomõtlemine. See on kirjutatud väga konkreetses ajaloolises kontekstis. Kontekstis, mis hõlmab lahinguid ja sõda. Mainitakse Badri lahingut. Jah, Badri esitatakse kui ideaalstsenaarium. See on näide sellest, mis juhtub siis, kui kogukond on ühtne, usaldab prohvetit ja loodab Jumalale. Võit saavutati vaimse tugevusega, mitte ainult arvudega. Just. Aga see pole ainult edulugu.
tekst on ka halastamatult aus lüüjaasamise põhjuste osas. Need read, mis ilmselt viitavad Uhudi lahingule. Jah, kui te kaotasite julguse ja vaidlesite käsu üle. See on päris otsekohene kriitika. See on justkui lahingujärgne analüüs, mis ei otsi süüdlasi väljast, vaid vaatab peeglisse. Põhjustena tuuakse välja sisemine lõhe, ahnus. Soov saada sõjasaaki. Täpselt. Ja prohveti käsust ülestoomine. Aga mis järgneb, ei ole hukkamõist, järgneb andestus ja antakse ka tööriistad, kuidas sellistest tagasilöökidest taastuda. Ja need on need mõisted sabr ja tavakul. Just. Sabr on kannatlikkus, vastupidavus, aga tavakul on midagi enamat kui lihtsalt lootmine. Mida see tähendab? See ei tähenda käed rüppes ootamist. See on sügav usk, et kui sina oled andnud endast absoluutselt kõik, siis lõpptulemus on Jumala kätes. See on aktiivne usaldus, mitte passiivne lootus. Ja peale nende suurte lahinguõpetundide on ka väga maiseid igapäevaseid juhiseel. Näiteks see selge keelt liigkasu võtmise riba kohta. See on oluline osa sotsiaalsest ja majanduslikust õpetusest. Teie, kes te usute, ärge neelake liigkasu mitmekordistatuna. Ja selle vastandina on siis heategevus. Pidev rõhuasetus heategevusele, just. Jumalakartlikkust kirjeldatakse läbi tegude. Need on inimesed, kes annetavad nii headel kui ka halbadel aegadel, kes hoiavad tagasi oma viha ja andestavad inimestele. See loob ideaalse uskliku kuvandi. Jah, kes pole mitte ainult vagamaes, vaid ka aktiivne ja helde kogukonna liige. Mind üllatab, kui suur osa sellest peatükist on tegelikult pühendatud arutelule teiste kogukondadega, keda nimetatakse raamaturahvaks. Absoluutselt. See on väga dialoogile orienteeritud. See esitab neile otsese kutse, tulge ühisele sõnale. See on väga tähelepanuväärne lähenemine. See ei ütle, võtke omaks meie sõna. Ei, see ütleb, leidke see, mis on meil ühist. Ja mis see ühine sõna siis teksti järgi on? See on see kõige fundamentaalsem põhimõte. Et ei kummardataks kedagi peale ühe Jumala ja et temale ei seataks kaaslasi. See on üleskutse naasta selle juurde, mida tekst peab nende uskude algseks puhtaks tuumaks. Ja selleks kasutatakse Abrahami kuju. Tekst väidab midagi väga jõulist. Abraham ei olnud ei juut ega kristlane, vaid oli õigemeelne muslim, hanifan muslimaan. Just, see ongi islami positsioneering, see esitab end mitte uue religioonina, vaid Abrahami algse universaalse monoteismi taastamisena. Sõna muslim on siin siis laiemas tähenduses. Täpselt, see, kes alistub Jumalale. Abraham on siin see puhas monoteistlik esiisa, kelle pärandist on hilisemad traditsioonid teksti väitel osaliselt kõrvale kaldunud. Aga see kriitika pole kõike hõlmav, eks. Tekst teeb siin väga selge vahe. Väga selge vahe. Ja see on oluline nüanss. Öeldakse otse, nad ei ole kõik ühesugused. Raamaturahva seas on neid, kes on õiglased. Just. See tunnistab siirast usku ja vagadust ka teistes kogukondades. Kriitika on suunatud teatud hoiakutele, mitte inimestele endile kui gruppile. See on pigem katse korrigeerida. Uskumatu. Oleme läbinud vaid ühe peatüki, aga selle haare on tohutu. Alustasime teoloogia alustaladest, liikusime läbi prohvetite põlvkondades. Puudutasime kogukonnaelu reegleid lahinguväljast kuni majanduseni. Ja lõpetasime keerulise aruteluga teiste suurte religioonidega. Selle peatüki läbivideo ongi järjepidevus ja taastamine. See jutustab loo ühest ja samast jumalikku sõnumist, mida on edastatud läbi ajaloo. Ja see kutse jääb alati samaks, naasta puhta monoteismi ja inimkonna ühtsuse juurde. Ja jätame sulle, hea kuulaja, lõpetuseks kaasa ühe mõtte. See tekst, nagu me nägime, räägib väga üksikaselt ja austavalt tegelastest, nagu Maarja ja Jeesus, kes on kristluse jaoks absoluutselt kesksed. Aga samal ajal paigutab ta nad väga hoolikalt ja teadlikult täiesti teistsugusesse teoloogilise raamistikku. Niisiis, küsimus mõtisklemiseks. Mida see tähendab, kui üks religioosne tekst samaaegselt nii kinnitab ja austab jagatud ajaloolisi persoone, aga samal ajal ka põhjalikult ümber mõtestab nende rolli ja tähenduse? Tere tulemast The Debate'i. Täna süveneme küsimusse, mis on sajandeid paelunud teoloogia ja mõtlejaid. Ja see küsimus peitub otse Al-Imrani suura südames. Kuidas me peaksime püha teksti lugema? Kas see on eelkõige selge ja otsekohene teejuhis, mille põhisõnum on kõigile kättesaadav? Või on see teadlikult mitmetasandiline ja keerukas tekst, mis nõuab meilt tunnistamist, et inimmõistusel on piirid? Just nii. See keskne pinge ongi täpselt see.
Kas tekst on mõeldud pakkuma eelkõige kindlustunnet läbi selguse või hoopis kasvatama alandlikkust läbi sügavuse ja seda me täna lahkama hakkamegi? Mina asun seisukohale, et teksti peamine eesmärk ja ütleme olemus on olla selgeks juhiseks. See on selle ilmutuse tuum pakkuda kindlat alust usule elukorraldusele, mis ei kõigui ka tõlgendustuulega. Ja mina väidan, et kuigi see juhatav roll on oluline, on teksti sisse ehitatud teadlik mitmetähenduslikkus. See pole viga ega puudus, vaid minu meelest oluline osa selle jumalikust olemusest, mis kaitseb seda lihtsustamise ja dogmatismi eest. Alustame siis minu seisukohast. Minu jaoks on kõik taandatav teksti enda sõnadele. See nimetab ennast Huda lil Nas juhiseks inimkonnale ja Al-Furqan kriteeriumiks hea ja halva vahel. Need ei ole keerulised mõisted, neid viitavad selgusele ja praktilisusele. Kuidas saab miski olla juhis, kui see on läbinisti arusaamatu? Suura ütleb, et raamatus on ajat, muhkamaat ehk kindlad paigas olevad, ühemõttelised värsid. Ja mis kõige olulisem, neid nimetatakse al-kitab, raamatu emaks. See on, väga võimas metafoor, mõelge sellele nagu maja vundamendile või kandeseintele. Kogu ülejäänud struktuur, kõik kaunistused ja keerukamad osad toetuvad sellele kindlale alusele. Tekst ise ütleb meile, et keskenduge vundamendile. Ja see hoiatab meid nende eest, kelle südames on zaih ehk kõrvale kalle, kes jooksevad just nende keerukamate allegooriliste osade juurde, et tekitada tüli ja leida omaenda varjatud tähendusi. Seega, minu jaoks on sõnum ühene, usaldage selget tuuma, sest see ongi ilmutuse põhieesmärk. See on tugev argument ja me ei vaidle vastu, et tekstil on selge ja juhatav mõõde. Aga ma arvan, et see on vaid pool pildist. Sa mainisid, et tekstis on nii selged kui ka allegoorilised värsid, aga miks need allegoorilised värsid, mutta shabihat seal ütke on? Kui eesmärk oleks absoluutne lollikindel selgus, siis oleks ju võinud neist loobuda, aga ei, need on seal ja tekst annab meile isegi võtme nende mõistmiseks, öeldes selle tõlgendust ei tea keegi peale Jumala. See lause ei ole mingi kõrvalmärkus, see on kogu hermeneutisle ettevõtmise keske. See on, ütleme nii, sisse ehitatud pidur inimlikule arrogantsusele. Ja see, kuidas teadmistes juurdunud inimesed reageerivad, on veelgi kõnegam. Nad ei ütle, et need on ebaolulised värsid, ignoreerime neid. Ei, nad ütlevad, me usume sellesse, kõik on meie issendalt. See on intellektuaalse alandlikkuse ülim väljendus. See on tunnistamine, et me seisame millegi suurema ees kui meie endi mõistus. Seega minu jaoks ei viita see mitte selgusele, vaid sügavusele, mis kutsub meid pidevale dialoogile ja mõtisklusele, mitte lõplike vastuste leidmisele. Jah, minust see toi. Ja meie oleme kruntikulme paistnud, olles armastanud alustada ja suunistada suurest uut, aga see viib mind tagasi põhiküsimuse juurde jumaliku ilmutuse eesmärgist. Kui Jumal on halastav ja soovib inimkonda juhatada, siis miks peaks ta tahtlikult looma sõnumisse osi, mis on, garanteeritud, et tekitavad segadust ja erimeelsusi? See tundub olevat vastuolus halastuse põhimõttega. Terve tekst on täis üleskutseid, kas te siis ei mõtle, kas te siis ei mõista. See eeldab ju, et sisu on mõistetav. Vaadakem näiteks lugusid prohvetitest, Maarjast ja Jeesusest selles samas suuras. Need on esitatud selgete moraalsete näitedena, eeskujudena. Need ei ole abstraktsed teoloogilised mõistetused, vaid praktilised õppetunnid. Selgus on siin märk jumalikust hoolivusest, mitte intellektuaalsest lihtsustamisest. See on otse tee, mitte labürint. Saan aru, kuhu sa tüürid, aga mis siis, kui me vaatame seda teistpidi? See pole labürint, vaid pigem nagu ookean. Pinnal on see selge ja navigeeritav, need ongi need selged juhised ja prohvetite lood. Kuid allen sügavused, mida me ei suuda täielikult kaardistada, ja see sügavus ongi see, mis teeb sellest ookeani, mitte madala tiigi. Allegooria olemasolu ei ole segaduse tekitamiseks, vaid intellekti ja usu proovile panemiseks. See on see, mis eristabki need, kes otsivad lihtsaid mustvalgeid reegleid, nendest, kes on valmis tegelema keerukusega ja tunnistama, et Jumal on transcendentne, meie mõistusest suurem. Kui tekst oleks täielikult inimlikult haaratav,
kaotaks see oma jumaliku mõõtme. See muutuks lihtsalt üheks raamatuks teiste seas. See mitmetähenduslikkus sunnib igat põlvkonda teksti uuesti läbi mõtlema, hoides ära selle kivistumise pelkalt seaduste kogumikuks. See on omamoodi test, mis eraldab need, kes otsivad alandlikult tõde, nendest, kes otsivad enesekindlalt vaidlust. Olgu, aga see viib meid teisele olulise punktini. Tõlgendaja motiiv. Tekst ise seostab allegoorilise värsside tagajäämise väga selgelt negatiivse motiiviga. See ütleb, et need, kelle südames on kõrvalegalle, teevad seda iptiga al-fitna või iptiga tahmiili, sooviga tekitada tüli ja leida omaenda meelepärane tõlgendus. See on otsene hoiatus intellektuaalse manipuleerimise, sofistika ja pühakirja kasutamise eest omaenda agendade edendamiseks. Selles kontekstis ei tähenda juurdunud teadmised mitte lõputut spekuleerimist, vaid just nimelt alistumist selgetele põhimõtetele. See on nagu ankur. Sa võid lasta laval natuke lainetes kuikuda, aga sa ei lase ankrut lahti, sest see hoiab sind kindlalt paigal. Ankur on need raamatu ema värsid. Nendest loobumise spekulatsiooni nimel ongi see, mille eest tekst hoiatad. Olen täiesti nõus, et hoiatus tüli ohutamise ehk fitna eest on reaalne ja oluline. Kuid küsimus on selles, mis on suurem tüliallikas. Kas see, kui õpetlased heas usus arutlevad mitmetähenduslike värsside üle, tunnistades samal ajal oma teadmiste piiratust, või see, kui üks grupp kuulutab, et nende selge tõlgendus on ainus õige ja kõik teised on hereetikud. Ajalugu näitab, et just viimane on põhjustanud kõige verisemaid konflikte. Väärus südames ei pruugi tähendada siirast intellektuaalset uudisimu, vaid just seda soovi leida lõplikku, kivisse raiutud tõlgendust, millega saab teiste üle domineerida ja oma positsiooni kindlustada. Seega juurdunud teadmised võiksid tähendada hoopis sügavad arusaamist, et lõplikku tõlgendust ei olegi võimalik leida. Ja see arusaamine viib alistumiseni Jumala teadmisele. See on kaitsemehhanism fundamentalismi vastu, mis on sisuliselt intellektuaalne üleastumine, väite end teadva seda, mida tekst ütleb, et teab ainult Jumal. Aga see tekitab tohutu praktilise probleemi kogukonna jaoks. Kuidas saab ehitada ühtset ja toimivat kogukonda, kui püha kirja alustekstid on avatud lõputule tõlgendamisele? Tekst kutsub üles hoidma kinni Jumala kõist kõik koos ja hoiatab selgesõnaliselt lahknevuste eest. Vala tafarraku ja ärge killustuge. Ühtsus saab tekkida ainult ühise arusaama pinnalt. Kui me loobume ideest, et on olemas selge ja ühine vundament, siis mille ümber me koguneme? Siis on meil sadu erinevaid tõlgendusi, millest igaüks väidab enda olevat õige. See viib täpselt selleni, mille eest tekst hoiatab raamatu rahva kontekstis, kes läksid omavahel tülli just pärast seda, kui neil oli antud teadmine. Probleem ei olnud teadmise puudumises, vaid selle tõlgendamises. Selge alus on ühtsuse vältimatu eeldus. Ja siin ongi see paradoks. Väide absoluutsest ja ainuõigest selgest tõlgendusest on ajalooliselt olnud just kõige sügavamate lõhede allikas. Iga sekt, iga äärmuslik liikumine on alati väitnud, et just nemad on mõistnud teksti ainsat tõelist ja selget tähendust. Nad ei ole kunagi öelnud, meie tõlgendus põhineb keerulistel ja allegoorilistel värssidel. Nad on alati osutanud millelegi, mis nende arvates on ilmselge. Seega kas pole võimalik, et tõeline ühtsuse peitub mitte identses teoloogilises doktriinis, vaid milleski muus? Tunnistamine, et teatud küsimustes teeb lõpliku vastuse ainult Jumal, loob pinnase intellektuaalseks alandlikkuseks ja sallivuseks erinevate arusaamade suhtes. See soodustab dialoogi, mitte dogmatismi. Kui tekst kutsub kristlasi ja juute ühisele sõnale kallimatin savain, siis ei kutsuta neid üles loobuma oma usust ja võtma vastu identset teoloogiat. Ta kutsub neid üles leidma ühiseid eetisi põhimõtteid, usk ühte Jumalasse, õiglus, halastus. Võib-olla on see ka kogukonnasisese ühtsuse mudel. Ühtsus põhiväärtustes, mis on selged, ja sallivus küsimustes, mis on sügavad. See alandlikkus, mida ma kirjeldan, võiks olla palju tugevam side kui peale surutud ühtne tõlgendus. Ma mõistan seda loogikat, aga ma arvan, et see alahindab ohtu, mida tekst ise esile toob. Sa räägid heausksest dialoogist, aga tekst räägib inimestest, kellel on haigus südames. Kui me avame ukse laiale tõlgendamisele, siis kuidas me kaitseme kogukonda nende eest, kes kasutavad seda teadlikult kurjasti?
Kuidas me takistame karismaatilistel liidritel kasutamast allegoorilisi värsse, et õigustada vägivalda, vihkamist või täielikult kõrvalekaldumist põhisõnumist? Vundamendi metafoor on siin oluline. Kui sa lased igaühel hakata kandeseinu oma äranägemise järgi ümber tõstma, siis variseb kogu maja kokku. Selged reeglid ja põhimõtted on kaitsemehhanism kaose vastu. Ilma nendeta ei ole ühtsust, vaid anarhia. Aga ajalugu näitab jälle, et kõige suuremad kuritarvitusel on tihti toime pandud just appelleerides selgele tekstile, ignoreerides samal ajal teisi värsse, mis kutsuksid üles halastusele või konteksti arvestamisele. Dogmatism ongi see, kui sa võtad ühe selge värsi ja teed sellest absoluutse tõe, jättes kõrvale kõik, mis seda tasakaalustaks. Just see mitmetasandilisus, see sisemine pinge teksti eri osade vahel sunnib meid olema ettevaatlikumad, see sunnib meid tunnistama, et me ei pruugi kogu pilti näha. See ei ole uks anarhiale, vaid pigem intellektuaalne ja vaimne treening. See õpetab meid elama pingega, kaaluma erinevaid argumente ja lõpuks langetama oma otsused sügava vastutustundega, teades, et lõplik teadmine on Jumala käes. See on palju nõudlikum tee kui lihtsalt reeglite järgimine, aga võib-olla ongi see tee sügavama ja küpsema usuni. Kokkuvõttes jään ma oma seisukoha juurde. Al-Imrani suura rõhutab minu nägemuses pühakirja kui selget ja usaldusväärset juhatust. Selle alustala on kindlalt paigas olevad värsid, mis pakuvad usule ja kogukonnaelule vankumatu vundamendi. Tekst ise hoiatab meid, et mitmetähenduslike osade spekulatiivne tõlgendamine on ohtlik tee, mis viib lahkhelide ja eksituseni. Usaldus selle selge sõnumi vastu on stabiilse, ühtse ja moraalselt kindla kogukonna nurgakivi. Minu jaoks on aga jäeldus teistsugune. Suura ise toob oma struktuuriga esile inimliku tõlgendamise vältimatud piirid. Allegooriliste osade teadlik kaasamine on kutse intellektuaalsele, alandlikkusele tunnistamisele, et täielik mõistmine kuulub ainult Jumalale ja siin peitubki võib-olla selle suurim paradoks ja tugevus. Teksti puuduv absoluutne selgus võib olla selle parim kaitse. Sisse ehitatud mitmetähenduslikkus justkui vaktsineerib kogukonda fundamentalismi ohtude vastu, sundides iga uut põlvkonda tekstiga uuesti ja sügavuti tegelema, selle asemel, et pärida muutumatut ja jäika dogmat. On selge, et see pinge selguse sügavuse vahel on teksti sisse kirjutatud. See arutelu näitab, et Al-Imrani suura pakub kaalukaid argumente mõlema lähenemise toetuseks nii kindluse otsimiseks vundamendis kui ka alandlikkuse leidmiseks müsteeriumi ees. Tõepoolest. Ja see tasakaalupunkti leidmine nende kahe vahel jääbki ilmselt iga mõtleva lugeja ülesandeks, kui nad selle materjaliga edasi tegelevad. See on dialoog, mis ei lõpe kunagi. Tere tulemast! Täna on meil laual üks YouTube'i video, mis on pühendatud Al-Imrani suura kiirele ja täispikale retsitatsioonile. Just. Ja vaatame, kuidas saaks seda võimast vaimset kogemust veelgi sügavamaks ja laiemale publikule kättesaadavamaks muuta. Alustaks ehk sellest, mis mulle kõige esimesena silma jäi. Video võiks kuulajat natuke rohkem toetada, et kogemus oleks sügavam ja ligipääsetavam ka neile, kes ei tunne teksti päris pensusteni. Ja ma tean täpselt, mida sa mõtled. See praegune format on ju selline puhas katkestusteta retsitatsioon. Just. Ja see on kahtlemata ideaalne inimesele, kes on selle suuraga juba, vana sõber. Vana sõber, täpselt. Kes kasutab seda kordamiseks? Aga ma olen ise seda kogenud teiste suuradega, mida ma nii hästi ei valda. Sa paned sellise video käima ja esimesed, 5 minutit on imelised, see haarab su täiesti kaasa. Jaa. Et su mõtted on, rändama läinud. Sul pole õrna aimugi, kas jutt on parajasti Imrani perekonnast, Jeesuse sünnist või hoopis... Või lahingureeglitest, just. Sa lihtsalt kaod ära. Sa kaod täiesti ära. Ja siis läheb kogu su vaimne energia mitte sisu üle mõtisklemisele, vaid paanilisele orienteerumisele. Sa lihtsalt üritad aru saada, kus maal sa oled. Täpselt. Aga tead, mu esimene reaktsioon sellele mõttele on ikkagi kerge tõrge. Kas igasugune lisatekst või peatükkideks jaotamine ei muuda seda vaimset kogemust justkui akadeemiliseks? Huvitav küsimus. Nagu Koraani lugemise harjutuseks. Kas see ei sunni sind, lugema selle asemel, et kuulata ja tunda? On oht, et me kaotame ära selle meditatiivse voolavusa. See on täiesti õigustatud hirm. Eesmärk ei ole kindlasti muuta seda mingiks loenguks. Muidugi. Kogu võti peitub, ma egan diskreetsuses ja valikulisuses.
Me ei räägi suurtest vilkuvatest pealkirjadest, mis karjuvad, et nüüd algab uus osa. Okei. Kujuta ette midagi palju peenemad. Näiteks YouTube'i enda peatükkide funktsioon. Ajajoon on lihtsalt jaotatud loogilisteks osadeks. Näiteks? Imrani perekonnalugu, Jeesuse sünd, Uhudi lahingu õppetunnid. Need ei sega heli absoluutselt. Kuulaja, kes tahab lihtsalt kuulata, ei pruugi neid isegi märgata. Aga see, kes tunneb, et hakkab ära eksima? Just. See heidab pilgu ajajoonele ja näeb kohe, mis teema parasjagu käsil on. See on nagu väike majakas udusterad. Nõus, see on tõesti minimaalselt invasiivne lahendus. See on abivahend, mis ei suru ennast peale. Just. Ja sellele mõttele toetudes, mis siis, kui me mõtleksime ka rahvusvahelisele publikule? Väga suur osa kuulajatest ei räägi emakeelena araabia keelt. Absoluutselt. Nende jaoks on see heli ilus, aga sisu jääb kaugeks. Just. Ja siin tulebki mängu teine valikuline element. Subtitrid. Muidugi. Pakkuda vaatajale võimalust lülitada sisse subtitrid ja mitte ainult inglise keeles, vaid ka näiteks prantsuse, indoneesia, urdu keeles. Jällegi, see ei sega neid, kes eelistavad puhast kuulamiskogemust. Neil on subtitrid vaikimisi välja lülitatud. Aga see avab uksed tohutule hulgale inimestele üle maailma, kes janunevad selle järele, et retsitatsiooni kõrval ka tähendusest reaalajas aru saada. No vat, see muutaks video pelgast retsitatsioonist ka, võimaks õppevahendiks. See on hea punkt. See muutaks video palju globaalsemaks. Ja tegelikult on veel üks väga lihtne asi, mida saaks teha kohe video alguses. Mida sa mõtled? Enne kui esimene sõna kõlab, võiks ekraanil olla 10 sekundit kestev graafiline plaat. Mitte pikk ja igav tekstisein, vaid paar lauset. Et nagu valmistada kuulajat ette. Täpselt. Näiteks, Al-Imran, Koraani 3. suura. See käsitleb prohvetite põlvnemist, usu alustalasid ja kogukonna ees seisvaid katsumusi. Ja see on kõik. See on nagu näituse saali sisenedes lühikese saate teksti lugemine. Just. See ei riku kunsti, vaid annab sulle raamistikku, mille abil seda paremini mõista. See valmistab su vaimu ette, häälestab sind õigele lainele. See on väga hea võrdlus. Sa ei läheks ju ooperisse teadmata, mis tükk see on või mis on selle põhiteema. See väike ettevalmistus aitab sul kogemusse sügavamale sukelduda. Aga see viib mind teise teema juurde, mis on seotud kogemuse enda dünaamikaga. Video pealkiri on kiire retsitatsioon. Jah. Kuidas see kiirus ise kuulamiskogemust mõjutab? Jah, see on teine keskne punkt. Kuigi eesmärk on olla kiire retsitatsioon, võiks tempo strateegiline varieerimine emotsionaalset mõju oluliselt tõsta. Praegune tempo on tehniliselt väga muljetavadav, see on nagu vormelisõit ja täpne ja kiire ringrada. Aga kui sa sõidad 2 tundi järjest tippkiirusel, siis hakkab maastik silmi eest mööda vilisema. Ja sa ei pane enam detaile tähele. Täpselt. Pikka kuulamise jooksul muutub see ühtlane kiirus paratamatult veidi monotoonseks. Aga oota, video peamine lubadus ongi ju kiirus. Inimene, kes sellele videole klikib, teeb seda teadlikult. Ta tahab kiiret retsitatsiooni. Muidugi. Võib-olla selleks, et lühikese ajaga terve suure läbi kuulata, kas tempo varieerimine, eriti selle aeglustamine, ei oleks selle lubaduse otsene petmine? Ja. Kas me ei riski sellega, et peletame eemale just selle sihtgruppi? See on täpselt see küsimus, mida ma endalt küsisin. Ja vastus on, et me ei räägi retsitatsiooni aeglaseks muutmisest. Üldsegi mitte. Okei. Me räägime mikrodünaamikast. Peentest, vaevumärgatavatest nihestest, mis ei muuda video üldist iseloomu ega pikkust, aga lisavad sellele hingamist. Kuidas sa seda mõtled? Mõtle sellele nagu muusiku kasutatavale rubato tehnikale. Ta venitab ühte nooti hetkeks pikemaks, et siis järgmistega jälle tempole järele jõuda. Okei. Üldine tempo jääb samaks, aga emotsionaalne mõju on kordades suurem. See rubato analoogia aitab seda paremini mõista. Too mõni konkreetne näide. Kuidas see tekstis väljenduks? Võtame need samad temaatilised plokid, millest me enne rääkisime. Kui lõppeb osa Imrani perekonnast ja algab lugu Jeesusest, võiks nende 2 salmi vahel olla kõigest 1 sekund. Ainult sekund? Jah, võib-olla 1,5 sekundit, täielikku vaikust. See ei lisa videole märkimisväärset pikkust, aga see annab kuulaja ajule signaali. Stopp, hingame sisse, nüüd algab uus mõte. See on nagu koma või punkt lauses. Täpselt. Ilma selleta oleks tegu lihtsalt ühe pika arusaamatu sõnajadaga.
See paus ei riku kiirust, vaid annab sellele kiirusele struktuuri ja tähenduse. Mulle meeldib see mõte. See on nagu käiguvahetus autos. Sa ei aeglusta selleks oluliselt, aga see on vajalik üleminek, et edasi liikuda. Just. Ja kas seda sama põhimõtet saaks rakendada ka üksikute salmide tasandil, et veelgi sügavamale minna? Absoluutselt. Mõte näiteks nendele salmidele, mis on otsesed palved Jumala poole. Need, mis algavad sõnadega Rabbana, meie issand. Need on need kõige intiimsemad hetked. Just nendes kohtades tempo hetkeks peaaegu märkamatult langeks näiteks 5%. Ainult 5%? Jaa, see oleks nii väike muutus, et teadlikult seda võib-olla ei märkakski, aga alateadlikult tunneks kuulaja kohe, et nende sõnade kaal on teistsugune. See eristaks palve jutustusest. Ja annaks sellele sügavuse, mida see väärib. Ja vastupidi, kui jutt on näiteks hoiatustest või jumalikest lubadustest, siis võiks just kiiremaks minna? Mitte ilmtingimata kiiremaks, seal ei pea tempo muutuma, aga retsiteerija hääl ja intonatsioon võiksid muutuda pisut juulisemaks, kindlamaks. See ei ole kiiruse küsimus, vaid energia küsimus. Okei. See muudaks kuulamise tõeliseks rännakuks, kus on lauged orud palvete jaoks ja järsud määttipud hoiatuste jaoks, mitte lihtsalt üks sirge ja sile kiirtee. See rännak on hea sõna ja see paneb mind mõtlema, et igal rännakul on ka maastik. Täpselt. Praegu on helise rännak, aga visuaalne maastik on täiesti paigal, nagu vaataks aknast ühte ja sama postkaarti. See viib meid sujuvalt 3. punktini. Just. Videovisuaalne element peaks aktiivsemalt toetama seda heliselt rännakut. See peaks muutuma passiivsest taustapildist aktiivseks teejuhiks. Sest paljudes sarnaste videotes ongi kasutusel lihtsalt üks staatiline pilt mošeest või kalligraafiast. Jah, see on mõistetav. Fookus on helil, aga see on tohutu kasutamata potentsiaal, eriti platvormil nagu YouTube, mis on, olemuselt visuaalne. Ja pika ja kiire retsitatsiooni puhul hakkab tähelepanu paratamatult hajuma, kui silmadel pole mitte millestki kinni haarata. Aga siin on jälle see sama oht, mis ennegi, eks ju, kas liiga aktiivne visuaal ei hakka segama. Täpselt. Kui ekraanil toimub liiga palju, kas see ei tõmba tähelepanu retsitatsioonilt, mis on ju peamine, täiesti eemale? Visuaal peab jääma teenija rolli, mitte saama isandaks. Kuidas siis leida see tasakaal? Võti on, ma arvan, sünkroniseerimises ja funktsionaalsuses. Kõige tõhusam ja kasulikum lahendus oleks kuvata ekraanil araabiakeelne tekst ja tõsta reaalajas esile see sõna või fraas, mida parajasti retsiteeritakse. Olen näinud selliseid. Ma olen näinud videoid, kus see on halvasti tehtud esile tõstmine, on kohmakas või jääb helist maha ja see on tõepoolest häiriv. Aga kui see on tehtud professionaalselt, sujuvalt ja täpselt, on see äärmiselt võimas tööriist. Kellele see kasulik oleks? Mõtle ise. Esiteks, araabia keele õppijatele. Nad saavad siduda häälduse otse kirjapildiga. See on hea point. Teiseks, isegi araabia keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, kes tahavad tekstil täpselt järge pidada. See seob kuulmise ja nägemise ühtseks kogemuseks ja ankurdab tähelepanu kindlalt teksti külge. Sa ei saa enam mõtetega rändama minna. Just, sest su silmad ja kõrrad töötavad koos. Okei, see on praktiline argument. Ja kui me juba teksti kuvame, saaksime lisada veel ühe väikese, aga olulise detaili. Nagu näiteks? Näiteks ekraani nurka diskreetne, aga selgelt loetav salmi number ehk ajah number. Jaa. See on pisike muudatus, aga selle väärtus on tohutu. Kui kuuled mõnda salmi, mis sind eriti kõnetab, näed kohe selle numbrit ja saad selle hiljem kergesti üles leida. Ja see aitab ka orienteeruda, kui lood samal ajal tõlget raamatust või teisest aknast. See on nagu GPS-koordinaatide lisamine kaardile. Jah, see muudaks video palju kasutajasõbralikumaks. Aga mis saab nendest, kes ei taha teksti näha? Kes tahavadki lihtsalt silmad kinni kuulata või vaadata midagi rahustavat. Kas me sunnime neile selle teksti mere peale? Hea küsimus. Ja siin võiks pakkuda alternatiivi. Mõtle, kui videoautor looks 2 versiooni. Ühe tekstiga ja teise ilma. See oleks juba päris suur töö. Okei. Või veel parem, kasutaks visuaale, mis toetavad sisu ilma teksti näitamata. Staatilise pildi asemel võiks taustal olla kvaliteetsed, aeglaselt liikuvad ja muutuvad abstraktsed visuaalid. Või looduskaadrid. Aga mis on seal see trikk? Trikk on selles, et nende visuaalide värvipalet ja meeleolu muutuksid vastavalt suure teemadele, millest me oleme juba rääkinud. Et seoks selle eelmise punktiga ära.
täpselt. Näiteks palvete ja mõtiskluste ajal võiksid domineerida rahulikud sinised ja rohelised toonid, aeglased liikumised. Ja hoiatuste puhul? Aga kui jõutakse hoiatavate salmide või lahingukirjeldusteni, võiksid värvid muutuda intensiivsemaks, soojemaks, võib-olla isegi punasteks ja oranžideks toonideks ja liikumine võiks olla pisut kiirem. See looks alateadliku emotsionaalse sideme heli ja pildi vahel. Just, see ei sega, aga see võimendab kogemust, luues tervikliku atmosfääri. Ja see seob kõik meie 3 punkti. Temaatilise struktuuri, emotsionaalse dünaamika ja visuaalse toe üheks ilusaks tervikuks. Võtame siis selle arutelu kokku. Jaa, teeme nii. Kokkuvõttes on see juba praegu kõrgetasemeline ja väärtuslik retsitatsioon. Aga selle mõju ja haaret saaks oluliselt suurendada. Esiteks, konteksti lisamine. Kõige lihtsamad ja tõhusamad viisid on kasutada YouTube'i peatükke temaatiliste pealkirjadega. Ja pakkuda valikulisi subtiitreid mitmes keeles. See teeb sisu kättesaadavaks ja arusaadavaks laiemale ringile inimestest, ilma et see kedagi segaks. Teiseks, dünaamika loomine tempo kaudu. Ja see ei tähenda video aeglaseks muutmist, eks ju? Absoluutselt mitte. See tähendab peente strateegiliste variatsioonide kasutamist. Sekundipikkused pausid suurte teemade vahel, et anda kuulajale hingamisruumi ja vaevu märgatavad tempo ning intonatsiooni muutused palvete või hoiatuste ajal. See muudab passiivse kuulamise aktiivseks ja kaasahaaravaks rännakuks. Ja kolmandaks, visuaalse poole muutmine aktiivseks kaaslaseks. Staatise pildi asemel võiks kuvanda sünkroonis liikuva araabiakeelset teksti koos salminumbritega. See on praktiline abivahend. Mis aitab keskenduda ja õppida. Või siis alternatiivina kasutada temaatiliselt muutuvaid visuaale, mis toetavad retsitatsiooni emotsionaalset poolt. Täpselt. Need on vaid mõned ideed ja suunad, kuidas seda suurepärast tööd veelgi mõjuvamaks lihvida. Just nii. Kui olete neid mõtteid kaalunud või mõne neist isegi ellu viinud, saatke materjal meile kindlasti uuesti. Oleksime väga huvitatud tulemuse nägemisest ja kuulmisest.